No nii, shallow. Pühapäeva pühitsus ja seekord räägime lihast testimisest. Ja ma olen siin siukses tujus, sellepärast et ma tahan Kaidi täna meile siia külla kutsuda. Ja me oleme siin katsetanud juba 2 päeva järjest, et saaks ta siia laivi. Täna lõpuks korraks saime tööle. Nüüd viimane kord jälle ei töötanud. Loodetavasti seekord töötab siis, kui on aeg teda kutsuda, et siis ta saab sisse. Aga enne, kui me kutsume Kaidi siia, ma tahan anda kiire ülevaade, mis asi on lihastestimine. Et siis mina kasutan ikka AI-d, et ilusti mulle sõnu ette anda. Et mina ise, ma alustan siis iseendas kõigepealt. Mina nägin seda oma sõbrannat tegemas esimest korda, kui me olime poes ja ta nagu kaalus, et kas osta ühte toodet või teist toodet. Ma ei tea, kas oli sama toode erinevatel pakkujatelt või midagi sellist ja siis ta tegi, ta ütles, ma teen lihastestimist või ta isegi ei öelnud, ta lihtsalt tegi seda ja mina mõtlesin, mis asi see on? Ta ütles, see on muscle testing, lihastestimine ja siis keegi teine tegi ka midagi, kas sellega vist käega või midagi ja siis see nagu tekitas mul selle huvi, et mis asi see on ja siis ma natukene uurisin. Nii et siis lihastestimine, muscle testing ehk applied kinesiology. Kinesioloogiline lihastestimine on meetod, kus inimese lihase tugevuse või nõrkuse järgi püütakse saada infot kehalt. Infot keha, alateadvuse, stressi või mõne väite tõesuse kohta. Seda kasutatakse väga erinevates valdkondades, alternatiivteraapias, enesearengus, spirituaalses töös, vahel ka toitumise või emotsioonide uurimisel. Mul tegelikult sõbranna ütles mulle eile see Ella, kes mind koertega aitab, et ära seda näidet teistele too, et tema küsis, ta unustas ära, et kas ta oli koera toitnud ja siis ta tegi lihastesti. Ta ütles, et ära seda soovita, kui et mida. Ja meil oli telefonikõnes, ta ütles, ma ei mäleta, kas ma andsin koerale süüa. Siis ta tegi lihastesti selle peale. No tšau, esimesed vaatajad platsis. Ma juba siin hakkasin pihta, aga kõigepealt anname ühe kommi. Ma kõigepealt ütlen ühe kommi siit ja ütlen ka, et meil on kokku 68 numbrit nüüd. Nii ma loen kommi, mis on minult. Mis siis, kui universumi avardumine sõltub minu avardumisest, mis on oma soovide poole liikumisest. Mis siis, kui universumina avardub minu avardumisest, kui mina oma soovide poole liigun? Ahaa, vot siis midagi huvitavat siin. Nii, et siis lihastestimine kõige tuntum vorm on siis see, kui inimene hoiab kätt sirgelt enda ees. Teine inimene avaldab kerget survet, et siis on näha, kas annab järgi või hoiab tugevalt käsi, eks ole. Ja on ka teisi enesetestimise variante, näiteks see sõrmeringid. See on see, mis ma just rääkisin, mu sõbranna tegi. Keha ette taha kallutamine, seda ma näen hästi palju teevad inimesed. Ja pendli kasutamine, ma ei teadnudki, et pendli kasutamine on tegelikult muscle testing. Väga huvitav. Millele see põhineb? Alternatiivse vaate järgi keha reageerib tõele, kooskõlale või toetavale energiale tugevusega. Ning stressile, valedele või traumale või mittesobivale nõrkusega, eks ole, make ib sense'i. Näiteks mõned inimesed kasutavad seda toitude sobivuse testimiseks, mis on huvitav mõte. Emotsionaalsete blokkide leidmiseks, järgmine huvitav mõte. Afirmatsioonide kontrollimiseks, mis on jälle üks huvitav mõte, et nagu, mis make ib sense'i, sest vaata, Tiil ju ka räägib meile alati, et soovitab, et mitte öelda afirmatsiooni, mida sa tegelikult ei ole võimeline uskuma. Nii et sa saad läbi lihastestimises saad kontrollida, kas see mantra või see afirmatsioon sinu jaoks töötab. Otsuste tegemisel, nagu mul siis sõbranna tegi poes, et kas osta seda või seda, testis. Ja keha tarkuse kuulamiseks. Teaduslik vaade, et siin läheb asi oluliselt keerulisemaks. Teaduslikult ei ole muscle või lihastestimist usaldusväärseks diagnostika-meetodiks peetud. Uuringutes on siis selline asi, et tulemused ei ole olnud järjepidevad. Erinevad testijad saavad sageli erinevaid vastuseid ja tulemusi mõjutavad väga paljud ootused, mikromotoorika ja enesesisendus või üleüldine sisendus. Sisendus võib tulla ka mujalt, mitte ainult enda poolt.
See ei tähenda tingimata, et inimesed midagi välja mõtlevad. Pigem võib rolli mängida alateadvus, väga peened kehareaktsioonid, intuitiivne tajumine, mis sa poed siia? Ideomotoorne efekt, ehk siis keha reageerib märkamatult mõtetele ja ootustele. Kuule numpsik, sa raputad mul siin seda asja. Sarnane nähtus toimub ka näiteks pendli või Ouija laua puhul. Inimene ei pruugi teadlikult liigutusi teha, aga keha reageerib, siis see on see, kus siis liigutatakse nagu koos, et nagu siis mingisugused sõnumid vaimudelt või midagi tuleb, eks ole. Spirituaalsetes ringkondades kasutatakse lihastestimist päris palju, eriti mõjutatuna näiteks David Ramon Hawkinsi õpetustes. David R. Hawkins, kus lihastestimist seostatakse teadvuse tasemetega. Samas ka Hawkinsi kalibratsioonid ei ole teaduslikult valideeritud. Ma räägin Hawkinsist hiljem veel. Ja kõigepealt siis ma küsisin sellest asja, mida närvisüsteemi ja psühholoogia muscle testingu kohta ütlevad lihastestimise kohta. Et see on tegelikult päris huvitav teema, sest närvisüsteemi ja psühholoogia vaade ei ütle tingimata, et inimesed kogevad midagi välja mõeldud. Pigem pakub see teistsuguse seletuse sellele, mis toimub. Ideomotoorne efekt. Kõige tuntum psühholoogiline seletus on siis nii nimetatud ideomotoorne efekt. See tähendab, et mõtted, ootused, uskumused ja kujutlused võivad tekitada väga väikeseid lihasreaktsioone, ilma et inimene neid teadlikult juhiks. Näiteks pendel hakkab liikuma, Ouija laua osuti liigub, keha kaldub ette või taha, käsi tundub tugevam või nõrgem. Inimene ei tunne, et ta seda ise põhjustab, kuid närvisüsteem tõlgib mõtted mikroskoopilisest lihast liigutusteks, eks ole. Närvisüsteem reageerib tähendusele, mitte ainult füüsilistele ohtudele. See on siis teine asi, mida psühholoogia või siis närvisüsteemi järgi siis selgitatakse seda sama asja. Kaasaegne neuroteadus näitab, et keha reageerib pidevalt sellele, mida ta tajub turvalise või ohustatavana. Näiteks kui öeldakse, ma olen armastatud või ma olen väärtusetu, eks ole, see paneb nagu keha erinevalt käituma. Ja siis nagu keha siis muutub kehas, muutub hingamine, lihaspinge, südamerütm ja tähelepanu. See ei tähenda, et üks lause oleks universaalselt tõene ja teine vale. See tähendab, et närvisüsteem reageerib nende lausete emotsionaalsele tähendusele selle konkreetse inimese jaoks. Nii, psühholoogias on hästi dokumenteeritud nähtus, et ootused mõjutavad füüsilist sooritust. Kui inimene usub, et mingi toit annab energiat, et mingi ese aitab, et mingi mõte on toetav, võib tema lihastöö ajutiselt muutuda. Sama nähtus on seotud ka placebo-efektiga. Placebo samamoodi ei ole väljamõeldis. See on reaalne närvisüsteemi reaktsioon uskumustele ja ootustele. Stress ja lihastoonus. Närvisüsteem muudab pidevalt lihaste toonust. Kui inimene kogeb ärevust, sisemist konflikti, häbi, ebakindlust, ma lisaks siia ka magamatuse, võib lihastoonus hetkega muutuda. Seetõttu on võimalik, et lihastestimine mõnikord peegeldab midagi inimese emotsionaalsest seisundist. Näiteks, kui inimene küsib, kas ma tõesti tahan seda tööd ja keha reageerib teisiti kui küsimusele, kas ma tahan puhata. Võib see viidata sisemisele konfliktile või eelistusele, mida inimene pole veel täielikult teadvustanud. Ehk siis küsimus tuleb nagu kõigepealt nagu selgeks panna või nagu selgeks teha. Nii, miks tulemused sageli muutuvad? Psühholoogia vaatenurgast ei ole see üllatav. Tulemusi võivad mõjutada väsimus, stress, ootused, küsimuse sõnastus, kes testi teeb, kuidas survet rakendatakse, inimese hetkeline emotsionaalne seisund. Seetõttu ei ole lihastestimine teaduslikes katsetes eriti hästi reprodutseeritav. Huvitav kompromissvaade, mõned terapeudid ja teadlased ei vaata muscle testingut, lihastestimist kui universumi tõemasinat, vaid kui viisi pääseda ligi alateadlikele reaktsioonidele. Selle vaate järgi ei pruugi test vastata küsimusel, mis on objektiivne tõde, vaid pigem kuidas minu närvisüsteem sellele praegu reageerib, eks ole.
see on palju tagasihoidlikum väide, kuid kooskõlas sellega, mida me teame emotsioonidest, kehateadlikkusest ja alateaduslikust infotöötlusest. Seega, närvisüsteemi ja psühholoogia vaatepunktist võib lihastestimine peegeldada päris reaktsioone kehas, kuid puuduvad tugevad teaduslikud tõendid, et see suudaks usaldusväärselt tuvastada objektiivseid fakte, haigusi või universaalset tõde. Pigem võib see mõnikord toimida aknana inimese iseenda sisemisse seisundisse, eelistustesse ja emotsionaalsetesse reaktsioonidesse. Nüüd me räägime David R. Hawkinsist. See on siis David Ramon Hawkins. Ma näitan teile tema pilti ka. Ja kas on näha? Väga ei ole. On natuke siuke lahke olemisega vanamees. Ja mulle meeldib see, kuidas ta kokku võtab tema õpetused. Siin lõpus ma ütlen seda. Nii. Et siis David R. Hawkins oli psühhiaater, vaimne õpetaja ja autor, kes sai tuntuks eelkõige raamatu Power versus Force kaudu. See on siis vägi sundimise vastandina. Tema õpetuste keskmes on teadvuse areng, ego ületamine ja sisemise rahu saavutamine. Nüüd tema peamised ideed oli siis Hawkinsi kõige tuntum õpetus on teadvuse kaart, Map of Consciousness, kus inimteadvus on järjestatud skaalale 1000-sse. Ja mõned tuntumad tasemed, ma toon selle siia välja, sest seda on huvitav teada. Ehk siis tase 20 kõige madalam vibratsioon nii-öelda, sageduseks ole, nagu Tiili ütleb ka, häbi. Mida ka Luuleviilma, mäletan, Luuleviilma ütles, häbi tapab. Emotsioon, et siis tase 20, emotsioon või seisund on häbi. Tase 30, süütunne, natuke kõrgem kui häbi, aga siiski suhteliselt madal. Järgmine number 50, apaatia, 75, lein. Nüüd hirm on 100, iha on 125, et ei ole väga kõrge, aga ei ole ka väga liiga madal. Viha on 150, mäletate, ma alati räägin sellest ka, kuidas viha tõmbab meid jõuetusest välja, sest jõuetus on seal samas, kus häbi siis, nagu ma aru saan. Äkki siis jõuetus on veel madalam kui häbi. On ju, viha on 150, uhkus on 175 ja nüüd sellest uhkusest järgmine on tegelikult julgus, mis on 200. Neutraalsus 250, valmisolek 310, aktsepteerimine 350, mõistus, ehk siis mõistlikkus, ma arvan, 400, armastus 500, rõõm 540, rahu 600 ja valgustumine 700 kuni 1000. Eks see on siis see bliss, on siis see õnnistatud olemine. Nüüd, tema järgi toimubki oluline nihe tasemel 200, julgus, kus inimene liigub ellu jäämisest ja ohvrimeelsusest teadlikuma elu poole. Eks ole, make ip sense ju. Nii, nüüd tema raamat Power versus Force, vägi versus sundimine, ongi siis see, kuidas Hawkins eristab 2 toimimisviisi. Force ehk sundimine on kontroll, manipuleerimine, hirm ja surve. See on see, mida valitsus teeb, eks ole, kus olete tähele pannud. Aga power, mis siis on tegelikult vägi ja jõud meie sisemises tähenduses, tõde, armastus, ausus, kooskõla. Tema õpetuse järgi kulutab force energiat, power aga toodab energiat. Ehk siis sundimine kulutab energiat, vägi toodab energiat. Ja nüüd on siis tema Hawkinsi üks populaarsemaid raamatuid on Letting Go, The Pathway of Surrender, ehk siis lahti laskmine, alistumise rada. Ja siis selle põhiidee on ära suru tundeid alla, nagu me oleme rääkinud Thielsvani videotest ka, ära võitle tunnetega, ära analüüsi lõputult, selle asemel märka tunnet, luba sellel olemas olla, ära püüa seda muuta, ja lase tundel liikuda läbi keha. Täpselt sama, eks ole. Tema sõnul vabanevad emotsioonid loomulikult, kui neile mitte vastu panna. Ego ei ole vaenlane, vaid programm. Hawkins õpetab, et enamus inimeste kannatusi tuleneb samastumisest mõtete ja emotsioonidega. Ja tõeline mina on teadvus ise.
meie kõrgem mina, nagu ma teda kutsun. Ego on lihtsalt kogum uskumusi, hirme ja harjumusi. Ja see on üsna sarnane paljude idatraditsioonide õpetustega. Nüüd, tõde kui kogemus, tema järgi ei jõuta kõrgema teadvuseni mitte niivõrd teadmiste kogumisega, vaid alandlikkuse, aususe, kaastunde, andestamise ja tänulikkuse kaudu. Muscle testing, see on siis see lihas testimine. Hawkins väitis, et teatud väited, inimesed, raamatud ja ideed mõjutavad lihasjõudu ning nende kaudu saab mõõta teadvuse taset. See on tema õpetuste kõige vastuolulisem osa. Ehk siis ta uskus, et tõde tugevdab lihast, vale nõrgestab lihast. Teaduslikud uuringud ei ole seda väidet kinnitanud ning just selle tõttu suhtuvad paljud teadlased tema teadvuse tasemete süsteemi skeptiliselt. Aga miks inimesed tema õpetusi armastavad? Tšau, Monika. Ja küsige oma numbrid, keegi pole veel numbreid küsinud. Paljusid kõnetab lihtne emotsioonide vabastamise meetod, mida õpetab ka Thiel, eks ole. Rõhk isiklikul vastutusel, armastuse ja kaastunde keskne roll, praktiline vaimne areng ilma keeruliste rituaalideta. Peamine kriitika, kriitikud toovad välja, et teadvuse tasemete numbrid ei põhine tavapäraselt teaduslikul mõõtmisel. Muscle testing ei ole teaduslikult valideeritud, paljusid tema väiteid ei saa sõltumatult kontrollida. Seetõttu vaadatakse Hawkinsit enamasti kui vaimse õpetaja, mitte teadusliku autoriteedina. Tšau, Anne, näen see numbrid. Nüüd, kui jätta kõrvale numbrilised skaalad ja lihas testimine, siis tema õpetuse tuum taandub üsna lihtsale sõnumile, mis mulle nii väga meeldib. Mida vähem vastupanu, hirmu ja kontrolli vajadust ning mida rohkem aktsepteerimist, armastust ja ausust, seda rahulikumaks ja vabamaks muutub inimese kogemus oma elust. Eks ole, ja seda me ju kõik tahamegi. Tahame olla õnnelikud, tahame elada rahus, tahame elada mõnusat elu. Noh, mõned ei taha, mõned tahavad elada väga seiklusrikast elu, väga pingelist elu, aga see on teine asi. Nii, miks lihas testimine mõnel päeval ei tööta? Vaatame, kas varsti hakkame kutsuma juba Kaidit ka siia, vaatame, kas saab. Kaidi, kas sa juba äkki saad mulle siia kutse või ootame natuke veel? Miks lihas testimine mõnel päeval ei tööta? Ja nüüd ongi siis nii, et see sõltub väga palju sellest, millisest vaatenurgast vaadata. Kui vaadata närvisüsteemi ja psühholoogia poolt, siis lihas testimine võib mitte töötada mitmel põhjusel. Väsimus, lihased ja närvisüsteem ei reageeri nii stabiilselt. Stress või ärevus, keha on juba kõrgendatud seisundis ning peened erinevused võivad kaduda. Tugev soov saada kindlat vastust, ehk siis me oleme liiga kinni on teatud tulemuses. Liigne testimine. Kui küsid sama küsimust ikka ja jälle, hakkab tähelepanu ja lihastoonus kõikuma. Ebaselge küsimus, alateadvus ei reageeri hästi küsimustele, millel on mitu võimalikku tõlgendust ja füüsiline asend. Isegi väike muutus keha hoiakus võib mõjutada lihaste reaktsioonist. Siit ma muide tahangi tuua välja selle, ma vaatasin vaatasin päris palju videosid sellel teemal, aga üks video oligi konkreetselt, kus üks mees siis näitas täpselt, et kui inimene seisab, on ju, et nagu kui meil on jalad kõrval, aga näiteks üks jalg on eespool ja sama käsi on ees, siis see on tegelikult keha jaoks ebanormaalne asend ja selles asendis on käsi nõrgem. Aga kui me paneme teise käe ette, ehk siis vastaskäsi, sest see on meie normaalne asend, et kui me liigume, siis meil on diagonaalis jalg ja käsi, siis see on tugev. On ja, et siin tuligi ilusti see välja, et füüsiline asend on oluline. Nii, selle vaate järgi ei ole küsimus selles, et test ei tööta, vaid selles, et mõõdetav signaal muutub liiga mürarikkaks. Ja kui vaadata Hawkinsi õpetuse kaudu, siis muscle testing või lihas testimine ei ole usaldusväärne, kui inimene on tugevas hirmus, vihane, emotsionaalselt laetud, alkoholi või narkootikumide mõju all, tugeva isikliku kasu või kaotuse olukorras. Nad ütlevad ka, et test ei tööta hästi küsimustega. Ma nüüd paneme nüüd Kaidi siia sisse. Vaatame,